Muusikateraapia eesmärk palliatiivravis on pakkuda tuge ravimatu haiguse diagnoosi saanud inimestele. Palliatiivne ravi võib kesta aastaid ning erinevate teraapiate olemasolu sellel perioodil on väga oluline. Kui haigus on aga jõudnud lõpufaasi ja haige suunatakse hospiitsravile, siis muusikateraapia roll on toetada haiget hospiitsis veedetud aja jooksul. Muusikateraapia pakub haigele võimaluse enda sees toimuvat väljendada ja jagada. Teraapiaseanssidel tegeletakse sellega, mida patsiendil just hetkel vaja on. See võib olla tunnete väljendus läbi laulmise või muusika valimise ja kuulamise, samuti improviseerimise pillidel või häälel. Muusikateraapia annab võimaluse surijale vaadata tagasi elatud elule, olulistele sündmustele ja inimestele, tehes muusikalise elu kokkuvõtteid ning seeläbi vaadata tervikut, otsida tähendusi. Muusika kuulamine kutsub ennast tunnetama ja väljendama ka läbi kunsti. Muusikalised kujutlusmatkad annavad haigele võimaluse vaadata enda sisemaailma või luua mõtteid, mis võib tulla peale surma. Vahel soovivad patsiendid ennast läbi juhitud kujutluste ja muusika haiglast kaugele ära kujutleda ning seeläbi leevendada ärevust ja rahutust. Tulen kalda poole. Jõudsin kaldale, nüüd võtan endale selle lina ümber, võtan ennast natuke ja viskan pikali, päike soojendab mind. Olulised on pärandid lähedastele, näiteks patsiendi kirjutatud laulusõnade ja laulude ning selle loomingu salvestamise näol. Mälestused võivad olla ka muusikast inspireeritud joonistused. Kuigi muusikateraapia sekkumised võivad olla patsiendile uued, on nendes kõigis tänu muusikale siiski midagi tuttavat, mis inimesi läbi elu saadab. Seega on muusika turvaline, tuttav ja lihtne suhtlemisviis ka haigla kontekstis ja elu lõpus. Kui võib-olla paljud asjad on juba öeldud, kuid vajadus kontakti järele on suur. Muusikateraapia hospiitsis pakub seda kontakti läbi muusika ja toetab seeläbi inimese elukvaliteedi säilitamist hospiitsis veedetud aja jooksul.